Hei, tütreke, halloo. Mis jälle vaja on? Kohe ründad, ma pole jõudnud veel alustadagi. Noh, eks üllata. Mis sa istud toas? Nii ilus ilm, mine jaluta natuke õues, hinga värsket õhku, vaata kuidas vanaema läheb. Miks mina? Miks sa ise minna ei või? Millal mina sinna lähen? Mul on niigi hommikust saadik tohutu tamp peal. Vaba päeva pole nagu? Mis vaba? Sinul on vaba. Magad poole lõunani ja siis teise poole lebad arvutis. Mul oli hommikul juba pilates, viibu laskmine, karate. Praegu just jõudsin kickboxingust. Mul on tost täitsa väljas. Aga nüüd tuleb veel nõelravi, kreeka keelekursus, seal kihutan keraamika tuppa, edasi flamenkosse, õhtul on näitering. Kui see sind õnnelikuks teeb? Ajaga tuleb kaasas käia. Mida iganes. Kuidas sa oma oskusi rakendada kavatsed? Pakud end taludesse turvameheks või usud, et oled järgmises elus flamenkot tantsiv kreeka keraamiline siil? Kui toetav? No olgu, mis me nageneme? Lähed siis? Vanaema pole juba nädal aega helistanud. Tavaliselt kellab 3 korda päevas. Äkki on midagi juhtunud? Autot annad? Unusta ära, sa oled 13. Jalgsi mina ei lähe. Tibu, sinna on kõige rohkem 500 meetrit. Aga läbi metsa. Millise metsa? Vanaema õuna aeda pead silmas või neid 3 pigatud pahupõõsast, mis kõrgepinge liini all kasvavad? Sa unustad ühistulehmad? Nad on ju Koplis. Lahtiselt. Aia sees. Milleks on mingi silmane nähtamatu traat? Usu, sa ei huvita neid. Huvitan küll, olen alati huvitanud. Hoopis sind ei huvita, mida su tütar tunneb, kui see 200 pealine kari tema poole tormab. Pole neid ammu enam nii palju, 2 looma on veel järel. Seda hullem, seda vähem on nad ühistegevusse kaasatud ja seda rohkem pühenduvad nad aega möödakäijatele. Jäta, Jon, lähed ja kõik. See on sinu vanaema. Ja see on sinu... Okei, taskuraha annad. Mis sellega teed? Ostan tead lehma käest sooja piima. Poodi lähen, kui nagunii juba väljas. Poodi on 5 kilomeetrit. Selle üle ei virise sugugi. Tahad, et lähen vanaema vaatama või ei taha? Olgu, näh. 3 eurot annan. Selle eest ei saa ju midagi. Selle eest sai kevadel 5+3 korterit. Sa tahad minna maja ostma? Aitäh, andnud siis juba 3 senti. Ostan 1 tuletiku, panen õunapabul otsa ja teesklen, et see on pulgakomm. Öko. Hakka juba minema. Ma jäin niimoodi veel hiljaks. Trenniriided alles välja otsimata. Vanaemale võta midagi kaasa ka. Vaata ise külmikust. Ja klapid võtab peast ära, kui tee peale lähed. Vasakul pool kõnnid. Hoiad tee serva ja ei hääleta. Vaata ise külmikust. Suur valik jah. Poolik jogurt, kortsusviinerid, 2 muna, kanapuljong ja kassitoit. Ketšup on suht täis. Okei, läheb loosi. Sügavkülmast midagi, kooritatud krevette. Jah, kui tahab vanema kardinapuu küljest maha kiskuda. Ta kardab neid. Igatahes rohkem kui mina lehma. Tuleb vist ikka minna. Oh jah. Läks. Paistab nii. Empeka võttis muidugi kaasa. Siis on klapid peas ja kurt nagu kiviaed. Sa võid rääkima jäädagi. Ja niimoodi palja tagumikuga pani minema. On tegelane. Kui mitte muud, siis sääsed pistavad ta nahka. Nüüd kõigepealt nagunii minnakse poodi, siis kui aega jääb ja meelde tuleb, hüpatakse vanaema juurest ka läbi. On ikka hilp harakas, see lausa ise kisub kurja kaela. Oh, ega muud, peab temaga seal ära käima, jäägu tänase trenn. Või oota, annan plikal ühe hea õppetunni. Kus mul see näiteringi kott on? Näed, kui hea, et Tiidu kostüümi veel ära ei viinud. Nii, kaabu pähe. Pintsaks selga, natuke pliiatsiga vuntsi ka ette,
alumine ots, las jääda nagu on. Ega see auto aknast paista. Auto, kuidas ma selle ära maskeerin? Aga kas peaks? Levinud mark, tavaline hõbehall. Vaevalt tal hirmuga midagi aega on märgata. Hei neiu, tule teeme väikse sõidu. Ilus piiga, naudime loodust ja loome suhteid. Neiuke, istu peale, viin su kuhu tahad ja kaugemalegi. Pagan, kas sa võtad ükskord oma tobedad klapid peast ära? Sinu kõrval võib hääle puruks karjuda. Ära lõuga, naabrid saavad südamerabanduse. Sa ei kuule ega märka ju muidu, mis ümber toimub. Ehk annan endast parima, et mitte märgata, kuidas mu ema oma enest tütre pealt külge löömist harjutab. Ära ütle, et sa nägid mu kohe läbi. Ise marssisid täiesti A-kontaktsena tee ääres. Ümbritsevad maailma tähele panemata. Elementaarne, kes teine veel meie maja hoovist võiks välja sõita, kui seal ainult hetk tagasi ainult sinu auto seisis. Peale muu on sul täiesti oma, isikupärane ja segi ajamatu pidurdustiil. Kaabu tundus pisut võõras, aga muidu kord kuus enne vuntsi vahetamist näed üpris samasugune välja. Õel laps, istu peale, ma viskan su poodi ja vanaema juurde ära. Aitäh pakkumast, aga Liisiga minek tundub kuidagi väärikam ja turvalisem. Aga kui sa juba siin oled, hüppad ehk ise ka vanaema juurest läbi. Mõtle, milline päev talle lausa 2 külalist. Näh, siin on su korv. Ära pudelit lühjaks rüüpa. Ma lähen siis pärast. No tšau, kes see oli? Minu ema? Habemega. No lahe ema sul, mis tal siis juhtus? Harjutas vist oma näiteringi rolli. No ta on sul jah, aktiivne muti. Läki siis poodi, valmistama lehmade rünnakuks. Jau, Plitsi! Jau, ise ka. Kuhu mined kaunal päeval? Poodi ja siis vanemale külla. Olen nagu punamütsiks ja muinasjutus. Kuule, see kutt tundub kuidagi kahtlane. Võõras ka, pole siinkandis enne näinud. Noh, mis siis et sosistate? Võin teiega koos tulla. Olen siit kandist võõras, ei tea kus pood asub. Ostaksin endale midagi hamba alla ja joogipoolist. Äkki võin teile ka midagi välja kiristada. Karjume nagu jaksame ja pistame jooksu. Oodad, mis teil nüüd hakkas? Ma tahan ka poodi. Segased plikkad. Eks ole, et tuleb siis minna. Nagunii mutt nägi juba, et ma ta aknaaluses kõõlun. Hei, on siin keegi? Vanaema? Mis sa siputad? Kas püsid paigal? Ma sulle veel teen, vanaema. Või keset päeva katsitud vanainimest jätnud. Püsid seal, kuni ma abi kutsun. Ära nüüd mölla, tule tagasi. Kus sa läksid, põrunud mutt? Täitsa segi peast. Nii, nüüd ma ei jõua trenni, ega näiteringi, ega kuhugi. Tule tagasi, mina olen. Kus on mutil jõud? Hea, et taguretiga ei saanud. Mul oleks ots peal olnud ka. Ega siin pole nalja midagi. Kes teab, millega veel tuppa tuleb ja tümitab. Ja kus on sõlmed sidunud? Siia ma suren.
inimesed, appi, aidake! ettevaatust, seal on loomajutt, sul püssik on, anna siia, satud veel paaniga, teed enda veel viga. nii, sina seal voodis, miks tulid mida tahma? Näed, kust tead kõik, mil pensipäev ja mil end veidi väsinuna tunned? Mis sa nüüd mängid? Täitsa sassis või? Mina olen ju Tiina. mis juhke Tiina? Tiina jah, vahi, kus endale habemepussaka ette kasvada. ma poisile algusest peale rääkisin, see pole sulle miski õigenane, aga kes seda targemat kuulab? nüüd, no näed, nüüd tuleb välja, et puhta isane. Ära nüüd aja rumalat juttu ja seo mul ometi käed lahti. Kuidas sa siin kõva peal magada saad? Mul on seelik toimub juba mõnest minutist. et ma siis seon või? midagi ei seo. seisad paigal või saad ka tina või veel kahekesi vanainimese vastu vandenõu pidama. mis sa kolad siin kaabu silmil ja habe ees, tahtsid mu kirsurahal käpa peale panna? Mis asja? Ma tulin sind vaatama. Muretsesime. Mitu päeva pole meile helistanud. Ise ka toru ei võta. Kartsime, et on juhtunud midagi. Tüdruk pidi natukese aja pärast tulema. Kuulge teie, olge vähemalt nii palju mees, et helistate poodi. Las ütlevad Kerlile, et ta vanaema majast eemale hoiaks ja saatku mutile hullu abi. ei mingit kokkumängu, mis veel välja ei mõtle. ma lähen nüüd oma pojatütrele kallale, vähe sellest, et isane minija. sa oled peast puudulik kah, lootsin, et mutt pani kõrvad pea alla. saad enda teisi väärtasidele küüned taha, oma lapse eest pärandust varastama, ei häbi ega au. Oleks sa kõnedele vastanud, ma poleks jalga ka siiamaani tõstnud. Oleks vastanud, aga telefon oli see esimene asi, mille sa pihta panid. või ma pole tervet elamist läbi otsinud. riidekapi tõstsid heaks. ei kusagil, eks see üks mõttetu tuhlamine oli. Sain kohe aru, kelle huvid mängus. Mõistus sul peas. Ma tulen telefoni varastama. Küll sa ise kuhugi kaotasid. Eks ma jah käin teie moodi telefon tagataskus. Ise te omi õngitsete vaiba alt ja vetsupotist. Siis iga poole aasta tagant vaja uut. Ma olen sellepärast lauatelefonile truuks jäänud, et see ühe kindla koha peal, aga ega varga vasta saa. kus see kindel koht teil oli? Siinsamas voodi kõrval 40 aastat on olnud, ei juhtunud midagi, aga nüüd, kus endast õiget valvajat ei ole, hakkavad asjadele jalad alla kasvama. Usu mind, see on sul siiamaani seal. Korja riidehunnik pealt ära, leiad oma aparaadi üles ka. Kas sa arvad, et ma esimese asjana sealt jõudsin? Koll olliks sa mind pead. Näh, ongi, millal sa selle sinna jõudsid panna? Mina? Kus sa muidu oleks osanud sinna esimese asjana juhatada? Ärge laske segada, et mul on käed-jalad otsa ära kärbunud. Tõepoolest, päästame Nooriku lahti. Kui vaid ära seletaksite, miks teil need vuntsid ette on maalitud? Sellise ämmaga hakkavad käed niimoodi värisema, et hea, kui silmi värvides pliiatsi siis üldse näopiirkonda satub. No, näite ringiks valmistusin. Mõtlesin, et hüppan siit ka läbi. Läks meelest ära, et kriim peal. No nüüd on siis kõik kenasti klaar. Saame Nooriku lahti ja... Midagi ei seo, küll ma siis tean. Siis kahekesi relvit vanainisme vastu. Ma ei tahaks küll tähelepanu juhtida, aga... Siis ära juhi, kuula käsku. Veereta see hullsid võimalikult kaugele, enne kui lahti sead ja katsu teda maja liki mitte lasta. Kui tohiks püssi paluda? Sul relvaluba ikka on. Tundud sellega saamatu. Tead, mis teeme? Ma praegu ei anna. See segane nii tarmu täis. Ma annab veel käest ära. Sa selline leebe poiss, sul on lihtne liiga teha. Lükkad nüüd läve taha ja tõmba uks korralikult kinni. Ma siis räägin. Nii. Sa tuled pärast tagasi. Koputad 3 korda. Ja küsid, vanaema, miks sul nii suur suu on? Siis ma teen ukse lahti. Aga vaata, et midagi segi ei jää. Täpselt su tähelepanu. Muidu hakkavad kuulid lendama. Vanaema, miks sul nii suur suu on? Näh, võta oma püssi ja aituma aitamast. Ole ise ka tänatud. Kõik on hästi. Mõtlesin, et mängin sulle natuke punamütsikest. Aga tundub, et sa oled juba hundil ja jahimehel kõhud lõhki lõiganud ja kive täis toppinud või mis iganes. Sina! Mis sa selle püssiga tegid?
hirmutasid kärbseid toast välja või võtsid nurgast ämbliku võrke maha. Oh, sind Vigur venda, istu siis, räägi, mis maailmas uut. Ema ei käinud või? Ah, tema nüüd mingi jutustaja, korraks kihutas läbi. Ei oska mina temaga millestki rääkida. Midagi ütlema hakkad, kohe jälle tüli majas. Vanaema, miks sa kogu aeg seda punast mütsi kannad? See on ju sul vist isegi magades peas. Olen seda tulemist ikka edasi lükanud, aga tänase päeva juhtumised panid mõtlema, et tuleb asjad selgeks rääkida. Nii tõsiselt. Sa ju need ise ka, et me su emaga ei klapi. Seda küll. See ehkki polegi nii väga tema süü, pigem selles, et sa ei oska isegi ette kujutada, kui väga ma endale tütart tahtsin. Natuke kujutan ka, kas või see, kuidas sa igal võimalikul juhul isale räägid, kui vähe temast meest on ja kui võluva naisi temast saaks, kui alles natuke opereerida. See on ju tänapäeval nii tavaline. Isa jaoks mitte. Oled sa mõelnud, miks ma seda teen? Ema kiusamiseks. Me oleme vanast ja õlisest punamütsikese soost ja alati on see tiitel emalt tütrele edasi läinud, aga nüüd korraga poeg. Hea, et sinagi mul olemas oled ja veel sellise punase lakkaline, et mütsi polegi vaja. Memm, see sõid või? Mis punamütsike? Tahad öelda, et käinud siin meile teadmata üle päeviti koogikorviga vanaemal külas ja hundiga kohtumas? Ega ma hull ole, ühes korrast elust piisab. Minu kord on tehtud, nüüd oled sina just sobivas vanuses. Vanaema, kooki ma sulle toon, aga hundiga. Ma kardan isegi lehma. Ole rahulik, hunt on märksa väiksem. Aitäh lohutamast. Pealegi tundub, et aeg on küps, asjad juba juhtuvad. Mis asjad, memm? Mis kasu sellest on, kui lugu jälle korra läbi mängitakse? Et olnu ei ununeks, et muinasjutt hapuks ei läheks. Iga kord lisandub uusi nüansse, loeb ja punamütsikese raamatut, mis erineval ajal väljendub. Igas on alati midagi täiesti teistsugust. Vanaema, ehk ma helistan perearstile. Las tema tuleb ka meie mängu. Ta võib näiteks hunt olla või jahimees. Ole rahulik, hunt käis juba ära. Vanaema, miks sul nii suur suu on? Noh, kus sa nii kaua kalasid? Said sõrmed lahti? Näh, võta oma tulema siin. Austatud proua, teie miniaga on kõik korras, aga selline lugu, et teate, me oleme siin Tallinnast. Tema on režissöör. Otsisime ainest ja teid nähes. Teate, see tekkis. Tahaksime vändata tõsielul põhineva loo üksinda elavatest vanainimestest. Ja maanoortest. Jeesus, tead, Kerli, meile pakutakse ka rolle. Meil olevad nii vägevalt võimsad hääled. Niimoodi püssiga, keegi on teile ära ka julgenud öelda. Oi, maainimesed on hull rahvas, sitked ja südid, pealt näha allaheitlikud, aga kui üles ärritada, võtame või teid. Aga see muidu, see pole ju püss, vaid kaamera statiiv. Oluline on asi usutavaks mängida. Mina poleks hakkama saanud, aga teil õnnestus see mängleva kergusega. Te olete supermemm ja see müts. Olge filmimisega nõus. Teate, pealkirjaks paneme punamütsikese tagasitulek. Etenduses ammu unustatud vana osalesid Illuka kooli 6.–9. klassi näiteringi õpilased. Lapselaps Punapea Herta Rajas, ema Tiina Kirke Otti, vanaema Liis Tooma, Liisi Punapea sõbranna Lisett Dietrich, võõras mees ehk režissöör Pavel Paiste, jahimees ehk saatejuht Helar Richard Eckstein, hunt Nelli Tenson, juhendaja Piia Otti.